Mis on kõige hullem, mida nartsissist, sotsiopaat ja psühhopaat meile siin elus korraldavad, on see, et nad röövivad meie aega. Mõelge korra, kui palju te olete enda elust pühendanud aega tegelikult taolisele isikule. See ei ole ainult see aeg, millal te temaga suhtlete, vaid ka see aeg, millal te temast mõtlete. Veelgi hullem, ka see aeg, mis mõjutab see mõte temast, teie käitumist ja seeläbi ka teisi, kes teiega suhtlevad igapäevaselt. Näiteks armastatud pereliikmed. See on see, mida me tavaliselt tähele ei pane. Ehk siis, me nagu adume seda, et ahaa, nüüd ta tuli oma selle rünnakuga, nüüd see rünnak oli ebaõiglane väga suure tõenäosusega. Ta tekitas teis halva enesetunde, näiteks ärritas või veelgi hullem, tekitas teis abituse tunde ja nüüd see kandmine, mida me seeläbi endaga kaasas veame, ju mõjutab meid mitte ainult sel ajal, kui me temaga otseselt kontaktis oleme, vaid ka näiteks siis, kui ta lihtsalt helistab teile, aga te vastu isegi ei võta. Või kui te rääkisite temaga ära, kuulasite ära teda, üritasite jääda rahulikuks, surusite seda pinget, mis tekkis maha, ei öelnud talle midagi vastu, sest ka see võib olla näiteks strateegia, kuidas selles situatsioonis hakkama saada. Aga tegelikult teil muudkui peas keerleb ja keerleb see mõte. Ja mitte ainult ühe päeva jooksul, vaid suure tõenäosusega veel pikemalt. Ehk siis tavaline on, mis mu kliendid mulle ikka ja jälle ütlevad, näed, kolmapäeval juhtus ja pühapäeval ma ikka veel mõtlen temast. Ja tore on, kui see on ainult olnud kolmapäevast pühapäevani. Tavaliselt see on veel pikem periood. Ma mäletan ühte klienti, kes kunagi tuli mu juurde, üks meesterahvas, kellel oli oma ehitusfirma. Ta oli väga tore ja pikalt teinud oma firmat ja ta ise oli inimesena imearmas inimene. Aga kuna talle sattus nii-öelda tellijaks, mitte siis kamppsühhopaate, vaid ainult üks nendest juhtus olema see niinimetatud tume tegelane, siis ta suutis 2 aasta jooksul võtta selle mehe elust, kui ta hakkas arvutama, mitu tundi ta pühendas näiteks meilidele vastamisele, kusjuures see ei olnud tema lähisugulane ega lähedal asuv inimene, vaid see oli lihtsalt klient. Mitu tundi oli tema pühendanud vastates selle tüübi meilidele. Lihtsalt 2 aasta jooksul ja ainuüksi tema oli seda teinud ligi 6 kuud. Kõigepealt mõeldes välja, kuidas vastata, siis kirjutades, siis seda ümber kirjutades, siis seda saates, siis saades vastuse ja jälle mõeldes temast. Ja teate, 2 aasta jooksul, mis toimus selle inimesega, oli tegelikult täitsa kohutav, sest et firma hakkas alla käima, kuna ta tegeles ainult selle ühe kliendiga sisuliselt. Ta tervis ütles ülesse, kodus läksid asjad kõik paigast ära, läbi mille asi viis lahutuseni ja kokkuvõte oli mis? Ärge arvake, et ta võitis seda klienti. Ei, see oli lootusetu juhtum. Ja nüüd küsimus ongi selles, et mida rohkem me seda aega pühendame sellele, mida me ei taha, seda vähem me mõtleme sellele, mida me tahame. Alati tasub mõelda, et kas nii öeldes võitluses taganemine on allaandmine või teadlik otsus, et pigem ma lepin praegu kaotusega, aga ma saan üles ehitada näiteks hoopis järgmise projekti või mõelda hoopis sellest, kuidas minna edasi, selle asemel, et tegeleda sellega, mis on täiesti mõttetu tuuleveskitega võitlus.
Ma ei taha siin öelda, et andke alla ja jääge ohvriseisusesse. Absoluutselt mitte. Vaid vastupidiselt just seda, et mõelge, et see on aeg teie elust. See on puhtalt teie tervise arvelt, mis tähendab seda omakorda, et see lühendab teie eluiga. See mõjutab kõikide teistega suhteid. See ei ole ainult teie ja selle psühhopaadi vaheline suhe. See mõjutab teie suhteid teie lähedastega, see mõjutab nende elu. See mõjutab kas või näiteks nende, kellega te koos töötate. Kõik see kogu aeg tegelikult on siuke märkamatu mõjufaktor, mis meid mõjutab. Ehk siis oli see konfliktsituatsioon ära, nüüd teil läks tuju ära, pidite õhtul sõpradega kokku saama, aga ei tahagi enam, sest te lihtsalt ka ei jaksa puhtfüüsiliselt näiteks. Ehk siis see kõik on tegelikult mitte niisamuti, et jah, ainult suhtlen temaga ja nüüd rohkem polegi sellest mingisugust nagu kõrvalmõju. See kõrvalmõju on tohutult palju suurem. Ja sellepärast tuleb sellest nagu aru saada. Ja otsuse saab teha ainult see, kes on nii-öeldes ohvri rollis. See sõna ohver ei ole üldse mitte nagu hea mainega sõna, ma ütleksin. Aga ütleme siis niimoodi, et see, kes on kannataja rollis. Kannataja. Ja alati on ka see, eks ole, et kui sina ei võitle, siis see vastaspool võib seal vehelda, mis ta tahab, aga sõjaks on vaja 2 osapoolt. Oma piire tuleb tunda, aga teinekord peab mõtlema, et kus maani ja kui palju ma olen nõus oma elust aega talle pühendama. Ma omast kogemusest võin öelda, et kui ma siin mõnda aega tagasi hakkasin rehkendama, mitte sellest ainult, kui palju siis nii öeldes mul oli kokkupuudet taolise negatiivse tüübiga, vaid sellest, kui palju ta mõjutas ka minu lähedasi. Viimase 15 aasta jooksul, kas teate, ma pidin ise ka nii-öeldes kreepsu saama. Miks? Sest kui ma hakkasin nagu mõtlema, kui palju ma olen üritanud seda olukorda lahendada, kui palju ma olen mõelnud sellest, kui palju ma olen selle kõigega tegelenud, siis ma sain kohutava numbri. 9 kuud ja mitte 8-tunnised tööpäevad, vaid 24 tundi ööpäevas. Ehk siis 9 kuud enda elust, kaasa arvatud uneaeg, pühendasin ma probleemi lahendamisele, mis ei olnud üldse minu võimuses. Ja vot siin tulebki nagu aru saada, et esiteks, kui te hakkate kedagi teist aitama, te nagunii seda ei saa teha, sest et seal on nii palju teisi mõjufaktoreid. Te võite kõik maailma jõud üritada sinna rakendada, aga kui tema ise ei taha ennast aidata, siis teie ei saa seda aidata. Ja parim, mis iganes me teha saame, on lõigata läbi kõik suhted taoliste isikutega, nii palju kui vähegi võimalik. Neurobioloogiliselt iga kord, kui te mõtlete, rääkimata sellest, kui te olete vastastikku taolise isikuga, on tohutu võrgustik teie ajus, mis koheselt vallandub. Seda enam, kui see asi on emotsionaalne, siis see mõjutab meid veelgi tugevamalt ja mida pikem on see ajalugu, seda rohkem on meie aju nii-öeldes õppinud näiliselt lahendama kohe seda probleemi, ehk siis jälle hakates mõtlema, kusjuures täiesti tulutult. Ehk siis me peame täiesti nagu teadlikult valima, et nüüd on piir ja rohkem ma enam sellega ei tegele. Ma annan endast parima, aga ma ei pühenda enda elus rohkem sellele aega, kui on minimaalselt hädavajalik. Ehk siis mõelge, võtke paber ja pliiats ja pange kirja, kui palju tegelikult see potentsiaalselt see aeg on. Ärge ilustage neid numbreid, vaid täiesti külmavereliselt, nii nagu nemad röövivad teilt aega, olge enda vastu aus. Sest et kui teil tekib see võrdlusmoment sellega, et see aeg on see, mis teie elu hävitab, mitte ei vii edasi,
on suurem tõenäosus, et järgmine kord, kui te temaga vastastikku satute või tema tekitatud probleemidega peate tegelema, mõtlete te väga kalkuleeritult läbi, kui minimaalselt te aega sellele pühendate. Sest aeg on ju ainus, mida me tagasi pöörata ei saa ja see aeg on alati meie enda elust. Ehk siis ärge raisake enda aega nende peale. See edasi ei vii, küll aga põhjustab teile endale kahju.